vabaduse nagu poolt, siis sa aitad neid inimesi ka, kes on võõrad, aga ikkagi sa aitad neid, kui nad on hädas millegiga. See midagi tähtsat juhtub. See, et näiteks Kristus tõuseb üles. Kui ma olin väike ja olin teisel, siis ma nägin, et üks kukub kapi otsad maha ja siis tuli õpetaja appi. Siis kui on kõik rõõmsad. See väga kergesti tavaliselt ei juhtugi. Minu jaoks on püha minu vanaisa, sest ta on väga vana, umbes 80 ja 90 vahel, aga ta on väga krapsakas ja tõuseb kiiremini toolilt püsti kui mu vanaisa. Ma arvan, et püha on midagi tähtsat Eesti riigile, nagu sulle on tähtis su kaisukas või mingi mänguasi. Nii on püha Eestile tähtis asi. Minule on püha kõik, mis on valgusega seotud, sest ilma selleta ei oleks peaaegu midagi olemas. Minule on pühad veel ka kanad, sest kui neid maa peal ei oleks, ei saaks ma pannkooke süüa ja paljusid toitusid veel. Minu arust on püha elu, näiteks inimeste elu, loomade elu või mõni muu elu. Võib-olla on püha ka puude elu, aga inimesed ei hinda elu. Nad hävitavad metsad, tappavad loomi ja võib-olla tappavad nad üksteist ka. Aga püha on Jumala kingitus ja inimesed ei tohi sellega midagi teha. Pühadus on tähtis, sest ilma selleta ei oleks armastust ega rõõmu. Minu jaoks on pühadus elu osa. Minu jaoks on püha mu pere, sest mu pere hoolitseb mu eest. Ma saan neile ka oma muresid väljendada ja nad ostavad mu kassile süüa ja tuletavad mulle asju meelde. Püha tähendab midagi head, midagi imelist ja erilist, midagi täiuslikku. Püha on minu meelest see, kui Jumal annab maailma rahu.
looduses ringi kõndides võime märgata, kuidas linnud laulavad, kuidas putukad teevad oma tööd, kuidas päike puude vahelt läbi kumab, kuidas tuul lehti liigutab ja sinust mööda vuhiseb. Võin märgata veetilka lehel lamamas või mesilast lillelt õietolmu korjamas. Neid asju märgates tunned tänulikkust ja armastust selle vastu, et sa elad. Tänulikkust selle eest, et sa elad just sellises maailmas, kus kõik need asjad on olemas. See on pühaduse ja armastuse puudutus. Pühadus algab vaikusest. Väärtustades kõike, mis meid ümbritseb, säilitame südamerahu, mis on püham kui miski muu. Püha on ka puhas. Et pühadust kogeda, tuleb ka ise olla puhas, hoides rahu ja olles armastav ning leides head igas olukorras. Minu jaoks peitub pühadus märkamises. Sügistuules lehvivate kollaste lehtede sahin ja kuldse päikese pehme pai. Neid asju märgates tunnen ülimat tänulikkust. Elu on kingitus ja pühadust võib leida igal hetkel. Seda tuleb lihtsalt tähele panna.
pühadus on see hetk, kui ütled kirikus oma kõrvalolijale paks tibi ja naeratate üksteisele. Hetk, kui lähed vanaema juurde ja ta on augu sinu pükstest kinni õmmernud. Hetk, kui istud sõpradega tähistaeva all ja räägite oma unistustest. Hetk, kui mängid perega Dixitit, isegi kui sa kaotad. Hetk, kui sa veedad viimased minutid oma kassiga. Hetk, kui meenutad lahkunud lähedast. Hetk, kui oled kurb ja nutad, aga tunned, et vaikselt läheb kergemaks. Hetk, kui ütled Kobe ja Malta kontrolltöö maandubki päriselt prügikasti. Hetk, kui vaatad talle silma. Hetk, kui on vaikus. Pühadus seostub mulle suvehommikuse lilleniiduga või lumise päike sellise metsaga. Kui ma ei hooliks väikestest asjadest ja tuhiseks neist mööda nagu kiirrong, poleks elul võlu. Sellepärast ongi elu püha. Vahel istun pargipingil ja mõtlen, kuidas elu meie silmest mööda vuhiseb. Täna on täna, eile oli eile. Me liigume aina edasi ja ootame kogu aeg midagi uut ja mõtleme aina ette. Sellepärast elu lähebki nii kiiresti. See, kui leiame igas eluhetkes õnne ja rahu, see ongi pühadus. Pühadus on kodumaas. See on koht, kus tunned ennast kõige kodusemalt.
seal on su sõbrad ja pere, seal on sulle tuttav kultuur ja traditsioonid. Traditsioonid, mida on põlvest põlve edasi kantud. Need asjad ja see rahvas oli püha ka meie esivanematele. Kui kodumaa ei oleks meile püha, ei säiliks meie traditsioonid. Meil ei oleks ka vabadust, kui ei oleks neid inimesi, kes oma püha riigi nimel pingutaksid. Armastus kodumaa vastu hoiab seda rahvast koos. Minu jaoks tähendab pühadus midagi, mis on vägev ja puhas. Ma olen kogenud seda, mis on pühaduse vastand ja see paneb mind pühaduse poole püüdlema. Pühaduse vastandiks on enese käest laskmine halva poole, räpane olemine, enese hävitamine, teistele haiget tegemine, kui inimesel pole tahtmist end parandada. Minu jaoks on püha armastus, mitte romantika, vaid armastus. Armastus mu kodu, isamaa ja sõprade vastu. Ja mul on püha minu kohus mu isamaa ees. Kõik, mis ma teen nii hästi, kui ma suudan, sellepärast, et see on mu kohus mu isamaa ees. Ma tunnetan pühadus, kui mul on täielik usk millessegi, sest kui ma usun, et miski on võimalik, siis seni, kuni ma usun, see seda ongi.
minu elus on üks inimene, keda ma pean pühakuks. See on minu vanaisa. Tema ütlused ja teod on kujundanud mind heaks inimeseks. Mul pole meeles ühtegi korda, kus vanaisa oleks millegi üle kurtnud või vingunud. Mulle jääb alatiseks meelde see, et isegi kui tal oli väga halb tuju või kusagilt valutas, leidis ta alati kõigi jaoks aega, et neid ära kuulata, aidata ja toetada. Ma ei unusta kunagi, kuidas ta alati naeratas ja pühendus mulle kogu oma tähelepanu, kui me temaga mängisime või midagi arutasime. Väiksena arvasin ma, et suured uhked maalid ja skulptuurid vitriinides või klaasi taga on pühad, sest need on erilised, rohkem hoitud kui teised. Neid tohib ainult vaadata, nad on kõrgemal kui teised ja väärt miljoneid. Mäletan aga, kuidas paar aastat hiljem ühel hilisõhtul vanaisaga jutustasime. Kaminas põles soojendav tuli, mul oli seljas vanaema kootud kampsun ning jalas villased sokid. Vanaema tegi köögis rabarberikooki ja vanaisa jutustas oma mereseiklustest. Ma tundsin end õnnelikult, nagu see oleks kõik, mida elus vaja. Sel hetkel kogesin, et püha pole miski, mis on käega katsutav, vaid see on meile veel palju lähemal. See on meie sees. Mul on selgelt meeles, mida tundsin, kui istusin oma vanaisa matustel esimeses reas. Mõtlesin tema mereseiklustele, ütlustele ja sellele, kuidas oleksin võinud temaga rohkem aega veeta. Kuna need hetked, mis meil olid, on minu jaoks pühad. Elus tuleb armastada. See on elu mõte. Kedagi ei tee õnnelikuks paber, mis näitab, mis koolis sa õppisid või kui edukas ärimees sa oled. Eluõhtul ei mäleta keegi seda paberit, vaid seda, milline inimene sa olid ja kui palju sa armastasid. Täna
jaoks on pühad minu vanemad. Ma arvan nii erinevatel põhjustel. Üks nendest on kindlasti toetamine. Kui mul on mõnikord raske, saan ma alati oma vanemate peale loota. Nad toetavad mind, kui mul on mure või rõõm, vigastus või kartus, kui ma olen nukker või haavunud või näiteks tige. Nad on alati valmis mulle toeks olema ja mind ära kuulama. Veel üks põhjus on hoolivus. Nad armastavad mind nii, nagu mina neid. Kui nad ei armastaks, kas nad tooks siis iga jumala päev leiva lauale? Kas nad toetaksid mind, kui mul on raske? Mõnikord tuleb mul teismelisena ikka kiusatus nende peale karjuda või vanduda, kuigi nemad ei teinud midagi valesti, vaid mina lihtsalt valan oma viha nende peale. Ja alles siis ma mõtlen, et kunagi pole neid enam meie seas ning lähen ja vabandan nende ees. Nemad annavad aga alati andeks. Nad võivad olla haavunud, aga nad ei näita seda kunagi välja. Nii et hoia oma peret, sest nemad hoiavad sind. Kõige püham hetk, mida tundnud olen, oli siis, kui mu vanemad abiellusid. Kõik see rõõm ja truutus oli nii võimas ning kõigi emotsioonid olid laes. See rahu, mis tekkis ja see soe tunne, et kõik on selle olulise sündmuse pärast koos, oli lihtsalt nii maagiline. Laulatus toimus kirikus ning sel hetkel ma tõesti tundsin, et Jumal on meiega ja kaitseb meid. Rõõm vanemate silmis oli nii armas ja õhkkond oli täis armastust nõnda, nagu ma poleks seda kuskil mujal kogenud.
pühad inimesed on hoolivad ja heatahtlikud. Nende silmades on valgust, sära ja elurõõmu. Nad on avastanud, et elu on midagi suuremat, kui esmapilgul võib tunduda. Kõige rohkem olen pühadust kogenud kirikutes, eriti siis, kui meil koolis mõni teenistus toimub. Vaieldamatult iga kord, kui kõik on kirikus koos ja laulavad, kogen midagi, mida julgen nimetada pühaduseks. Ja iga kord on see sama eriline, just kui kogeksin seda esimest korda. Sellest õhkub tugevalt ühtsust, kindlust, lootust ja armastust. See on tohutult ilus. Pühadust tajun ka lähedaste seltsis. Vahel on need ainult hetked, kuid võib-olla see teebki nüüd just nõnda eriliseks. On vaja mingit vastastikust mõistmist, mis toimub sageli sõnadeta. Niisugune mõistmine võib tekkida ka võhivõõraga, kui inimene näiteks abistab teist, ilma et ta sellest ise mingit kasu saaks. See inimene on, kas või ainult sel ühel hetkel, aga siiski püha.
pühadus on minu arust inimeste headus. See ei pea olema kogu aeg näha, aga vahel inimesed avastavad, et nad tahavad olla head ja teisi aidata. Mul on mitu korda juhtunud, et keegi aitab mind. Näiteks ükskord oli mu sõbraga poes ja tuli välja, et meil polnud tasumiseks piisavalt raha. Siis tuli poe turvamees ja maksis meie eest. Ma arvan, et iga inimese sees on pühadus, aga kõik ei taha seda kogu aeg kasutada. Ka minuga juhtub vahel nii, et ma tean, et ma peaksin teist aitama, aga ma tahaks lihtsalt olla ja sellega mitte tegeleda. Kui ma ikkagi aitan, siis pärast ma saan aru, et see oli õige. Pühakud on pühad, sest neil ei ole raske minna ja teisi aidata. Inimesed võiksid rohkem leida endast pühadust ja olla abivalmid ning hoolivad, sest kui sina kas või natuke hoolid ja aitad, on teistel palju parem olla ja siis neil on lihtsam ka ise teisi aidata.
minu jaoks on püha kodu. Kodu on ehitis, aga veel palju rohkem. Kodutunne on minu jaoks turvalisus, rahu ja tuttavlikkus. Kõik need tunded on minu arvates seotud ka pühadusega. Kodu ei pea olema suur, et olla püha. Võib-olla ongi parem, kui see on väike, sest väiksena on see armsam ja tuttavam. Kodu pühadus ei sõltu selle suurusest. Minu jaoks ei pea kodu olema ka hirmus ilus, et olla püha. Kodu pühadus sõltub ja väljendub kodus tekkivatest tunnetest, inimestest ja teadmisest, et sul on alati koht, kuhu minna. Koht, mida nimetad koduks.
minu jaoks on püha elu see, kui peegeldab Kristuse armastust oma igapäevaelus. Pühadus on midagi eratähtsat, sest see saab avaldada siis, kui ennast alandame, et armastada. Kuid see on olemas ka igapäevaelus. Tavaline inimene võib olla püha. Kõik sõltub südamehoiakust. Kui südamehoiak on Jumala poole, siis kas inimene on tavaline. Õnn, kannatus ja armastus on pühaduse 3 sammast. Võtad ühe ära ja kogu ehitis kukub kokku. Kui me kannatame, siis tunneme ära, mis on õnn ja oskame seda hinnata. Seeläbi õpime tasapisi ka armastama. Pühadus eluneb sõpruses, andestuses ja ustavuses. Andestamine on nendest kõige olulisem. Kui õpime andestama, ravime sellega oma hinge. Olla sellele hoiakule ustav ja kanda seda üle sõprusesse on järgmine samm. Kuid pühadus pole kättesaamatu, vaid saavutatav absoluutselt igaühele, kes seda igatseb. Kui minu elus üldse midagi on, mida saaks nimetada pühaks, siis on need hoolivad lähedased inimesed, kes Jumala armastust läbi enese peegeldavad. Usun, et pühadus tähendab tänapäeval seda sama, mida see on alati tähendanud, teiste endast ettepoole seadmist. Igasuguse möllu keskel on see pigem vaikne ja varjatud, kuid nagu tasaste asjadega ikka, nii võib see ka ühel hetkel lendu tõsta. Kui oleme pühad, oleme vabad sellest, mis ei ole Jumalast. Ilusaks teeb selle pühendumine, mis tuleb inimese südamest. Küsimus on, kas oleme valmis sellele jah ütlema. Pühadus on igal juhul ilus, mis tahes kujul see avaldub. Ka kannatus võib püha olla. Kannatus on vältimatu elu osa, mis võib meid raputada ja sadulast maha tõugata. Kuid oluline on mõista perspektiivi. Kannatus aitab meil kasvada inimlikkuses. Sellest tuleb õppida, mitte sellesse liigselt kinni jääda. Lihtne on mõelda, kuidas sinul on ülekohut tehtud või kuidas elu ei ole olnud sinu vastu õiglane. Raskem on aga märgata, kuidas kannatus meid kasvatab. See võib muuta meid mõistvamaks ja aitab paremini teadvustada, et siin maa peal on kõik kaduv. See ehk ongi selle juures ilus. Võib-olla on maine elu ja selle väärtustamine, siin ja praegu armastamine nagu eelkool enne pühasse paika jõudmist. Püha on soov püüelda pühaduse poole.
Matteuse evangeeliumis on kirjas: kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ette ka teine. Nende sõnadega ei ütle Kristus, et peaksime olema ükskõiksed, kui keegi meile haiget teeb, vaid hoopis õpetab meid andestama, mitte 7, vaid 77 korda. Minu arvates on andestamine üks ilusamaid ja muidugi ka keerulisemaid asju. See on ilus just seetõttu, et see on nii raske. Andestamine nõuab teatud eneseületamist ja ohverdust. Muidugi on kerge andestada väikest halba tegu, kuid anda kogu südamest andeks inimesele, kes on sind sügavalt haavanud, nõuab meilt palju. Kahjuks just seetõttu jääb see samm sageli astumata. Ma ei ütle, et me peaks igast halvast teost mööda vaatama, kuid kuidas me saame mitte andeks anda, kui me ise käitume sageli sama halvasti kui need, kes ei vääri meie meelest meie armastust. Otsigem oma silmast palki, mitte teiste silmist pindu, sest selles on pühaduse võti. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
pühadus kui täiuslik armastus peitub igas inimeses. Selle kaudu oleme Jumalale lähemal. Sellist täiuslikku armastust tunnetan ma kõige tugevamalt oma emas. Pühadus näen ma temas iga päev. Seetõttu on pühadus minu jaoks midagi sügavalt igapäevaeluga seonduvat, kuid siiski midagi hindamatut ja erilist. Pühadus ei sõltu põlvkonnast. Inimeste väärtushinnangud võivad ajas muutuda, kuid ometi ei kao meis kunagi võime tunnetada püha. Vähemalt nii näen seda mina, kui ma vaatan oma lähedasi, kes endast lakkamatut armastust kannavad. Samuti püsib pühadus vaimulikus kontekstis. Sadade aastate vanustes kirikutes on jätkuvalt tunda mingisugust kohalolekut. See näitab, et pühadus ületab kõik ajalised piirid. See on miski, mis on meist suurem, kuid ometi kõneleb ja seob end meiega iga päev, igavesti.
pühadus on armastus, mis tuleb loojast. Iga inimene on püha, kui ta oskab armastada. Iga asi saab olla püha, kui see on tehtud armastusega. Aga pühadus on ka need väikesed asjad, mis me teiste jaoks teeme. Kellelegi ukse lahti hoidmine või tee juhatamine on ka väikesed märgid pühadusest. Iga inimene saab olla püha ja iga inimene väärib pühadust. Pole vahet, kust me pärit oleme või mis keelt me räägime. Iga inimese sees on pühadus. Iga inimene väärib tunda teiste pühadust. Valik näha pühadust endas ja teistes tuleb igaühel ise teha. Ma usun, et pühadus kui armastus on midagi, mis antakse meile kaasa sündimisel, kuid see, kas valitakse armastada ja end headusele pühendada, pole iseeneslik. Selle nimel tuleb võidelda. Minu jaoks on tõeline pühadus Jumal. Me keegi ei näe teda, ent ometi usuvad paljud inimesed kindlalt, et ta on olemas ja tunnetavad teda igas hetkes. Kui Jumal oleks kõigile nähtav ja käega katsutav, kaoks kogu usu mõte. Usus väljendub inimese vabadus ja tahe armastada ja olla armastatud. Seetõttu need, kes julgevad valida armastuse ja headuse iga päev, mõistavad ka pühadust, mis on ühtaegu nii kingitus kui meie kõigi kutsumus. Pühadus avaldub minu jaoks üks olemises. See ei ole inimlik täiuslikkus või puudusteta olemine, vaid ühtsus loojaga, kes on kogu pühaduse läte ja inimestega, kes elavad meie kõrval. See on ühtaegu elu juur ja vili. See, mis kõike alal hoiab ja see, milleks meid on loodud. Tee pühaduse poole ei ole sirgjooneline. Hingeelu maastik on väga mitmekesine. See ei ole lihtne, sest see nõuab endast kaugemale mõtlemist ja eneseületamist, sest oleme lihtsalt väikesed inimesed. Kuid see tee ei peagi kerge olema, sest miski, mis on tõeliselt väärtuslik, ei tule iseenesest. Ometi on pühaduse tee kõige ilusam ja õnnelikum, sest me ei käi seda üksi, vaid üheskoos. Üheskoos lähedaste, sõprade ja tuttavatega ning kõigi taevaste vägede, inglite ja pühakutega, kes meid hoiavad ja aitavad. Meie hoolde on antud ka need, keda me ei tunne, kuid kes ometi jagavad meiega neid samu rõõme, lootusi ja raskusi, mida elu eneses kannab. Pühadus on juurdunud lootuses, mis ulatub siit ilmast igavikku ja teeb selle igaviku siin kohal olevaks. Nagu pühakud on öelnud, võib tunduda, et taevas ja maa saavad kokku silmapiiril. Tegelikult saavad need kokku meie südames, kui pühitseme oma igapäevast elu.
Suur tänu orkester, koorid ja dirigent Mikk Üleoja. Palume lavale teose autorid Mart Siimer ja Doris Kareva. Siis palume lavale Johanna Aus, kes muusika ja õpilaste mõtted üheks tervikuks põimis ja kaasloojad Kaisa Lõhmus ja Karin Veismann. Kohtumiseni VHK 40. juubliüritusel.